2. oktoobril kohtusid Tondiraba jäähallis sõprusturniiril Eesti, Soome ja Läti Kaitseväe jäähokikoondis. Esimeses mängus pistsid rinda Eesti ja Soome võistkond, kus tasavägise ja sündmusterohke mängu lõppedes suutsid soomlased siiski endale kindla 3-1 võidu vormistada. It was a good game. It was quite even and until the last minutes and you have a very good goalkeeper. Very good goalkeeper. Teises mängus tuli eestlastel mõõtu võtta lõunanaabritega, kelle ees mindi esimestel minutitel visatud väravast mängu juhtima. Värskelt jääle tulnud Läti meeskond sai aga tempo üles ning teist mängu järjest mängival eestlaste võistkonnal tuli sel turniiril tunnistada naaberriikide võistkondade paremust. Kaotasime, kusjuures mängus seis ei olegi see päris, mis mäng oli. Mäng oli väga võrdne, aga need penaltid ei löö, karistuslööki, siis no midagi hullu. Finaalmäng Soome ja Läti vahel püsis tasavägine kogu esimese poolaja vältel. Teisel poolajal ilmutasid aga soomlased suuremat võitlustahet ning skooriga 5-2 võitis turniiri Soome võistkond. Well, because we won the tournament, of course, but most important that every game was quite even game, so it was nice to play because you had to play until the end. Enne mänge said külastajad näha Kaitseväe relvastust ja varustust. Staabi- ja sidepataljoni ning vahipataljoni väljapanekutel said huvilised tutvuda teenistusrelvade ja soomukitega. Peaüritus ise oli aga kohale meelitanud nii kaitsejõududele kaaselajaid kui ka tõsiseid hokihuvilisi. Väga tore üritus. Ma olen üldiselt hokihuviline ja olen hokit jälginud Eesti meistrivõistlusi juba aastaid. Ja nüüd on väga tore näha, et kaitseväelased on võtnud hoki käsile ja hakanud tõsiselt tegelema ja ma näen siin väga progressi neil. Eesti Kaitseväe jäähokikoondises mängivad ühtse meeskonnana nii tegevväelased, ajateenijad kui ka kaitseliitlased. Jääl mõlemad mängud kaasa teinud Kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Artur Tiganik hindas kõrgelt säärast üritust ja avaldas lootust, et turniir jätkub ka tulevikus. No see on hea, vaata eelmine aasta proovisime juba esimest korda proovisid, olime lätlased ainult tulid. Nüüd see aasta soomlased tulid ja ma tean, et Soome admiral tahab meil välja pakkuda, et järgmine aasta kõik tuleksime Soome, Läti ja meie ja soomlased ja teeme Soomes turniiri. See on traditsiooniline turniir juba.